No hello! Ma arvan, et see video pealkiri juba ütleb ära, millest me täna rääkima hakkame. Aga kui sa veel ei saanud video pealkirjast aru ja kui sa mind Instagramis ei jälgi, siis uudis on selline, et ma olen paksuks läinud. Ehk siis jah, meie pere kasvab uuel aastal ühe liikme võrra ja ilmselgelt ma ei saa seda uudist mitte jagada, et ma ikkagi tahan oma elu endiselt edasi jäädvustada ja see saab nüüd olema väga suur osa minu elust, nii et jah. Ma ei teagi, kus kohast alustada. Ma arvasin kunagi, et kui mina lapseootele jään, siis ma jäädvustan kõike. Esimest arstil käiku, Joosepile teatamine, vanematele teatamine, esimesed kõhuliigutused, kõik asjad arvasin, et saavad olema lindi peal. Aga reaalsus on nüüd see, et mul on täpselt 0 materjali. See kuidagi läks lihtsalt niimoodi. Et Joosep on olnud alati selline pigem camera shy, aga see ei tule nagu ainult sellest, vaid lihtsalt see alguse periood oli mulle väga väsitav. Ühesõnaga ise ka mingitel hetkedel lihtsalt tundsin, et ma ei jaksa, ma ei taha. Võib-olla see kõik peabki niimoodi minema, et see jääb lihtsalt mulle endale siis mälestustesse meelde. Üks asi, mis rasedusega tuleb, on see, et õhk saab otsa, nii et rääkimine on päris kõva trenn, ühesõnaga minu jaoks, jah. Kuna mul videomaterjali ei ole, siis otsustasin teha sellise Q&A ja lasin teil siis Instagramis endale kõik küsimused teele panna, mis teid huvitavad seoses siis sellega, et ma knocked up olen. Ma kirjutasin endale üles need küsimused kõik märkmikusse. Hästi paljud kordusid, nii et siin põhimõtteliselt peaks vist kõik oma vastused enam-vähem saama. Hakkame algusest siis. Kas laps oli planeeritud või üllatus? Oli üllatus, aga väga kaua oodatud üllatus. Ütleme nii, et me üritasime eelmisel aastal ja see ei õnnestunud meil. Ehk siis ma olin päris stressis ja kurb, et mis nüüd saab, et kas minul on midagi viga, kas Joosepil on midagi viga, kas meil lihtsalt kahekesi koos ei klapi midagi. Päris selline raske oli kohati, et ma üritasin küll nagu mitte nagu ennast lasta kõigutada sellest kuidagi, aga see ikkagi mõjub. Aga siis ma vahetasin töökohta sellel aastal ja me mõtlesime, et me paneme selle mõtte korraks siis pausile, et lähen ja töötan natukene uuel positsioonil ja siis ühel hetkel proovime jälle. Aga läks teisiti. Kas me oleme alati teadnud, et me soovime lapsi või on see tulnud ajaga? Me oleme mõlemad alati teadnud, et me tahame lapsi. Ja sellega seoses tegelikult oli siin ka selline küsimus. Kas oli teadlik valik, et alles nüüd peale pikki koos oldud aastaid lapse peale mõtlesite? Ehk siis jah, meil saab varsti Joosepiga koos oldud 13 aastat. Ja see lapse teema on olnud väga kaua teemaks kõigile. Millal ometi. Aga jah, eelmisel aastal me tegelikult võtsime teadlikult selle otsuse vastu, et me nagu nüüd oleme täielikult valmis, et ta võiks tulla. Mis hetkel ja kuidas ma aru sain, et lumebeebi teel on? See on selline huvitav lugu nüüd, et mul on siis menstruatsioon käinud alati üsna hektiliselt ja mul ei olnud seda nüüd mingi 3-4 kuud vist olnud. Ja sõbrannad olid juba mures, et issand jumal appikene, ma olin teinud mitmeid rasedusteste sellel perioodil. Ja lõpuks ma siis läksin arsti juurde selle murega, et no ei ole päevi, et mis värk on. Ja nii ma siis seal arsti juures olin ja rääkisin talle oma murest ja kui ta siis ühel hetkel mind uurima hakkas ja teavitas kardina taga olevale siis õele, kes andmeid sisestas, et mingi 5-nädalane midagi on, siis ütleme nii, et ma olin päris šokis. Tal oli ka resident kõrval, kes vaatas mulle otsa ja naeratas ja ma olin lihtsalt mingi, mida? Ja tegelikult ma läksin peale arstil käiku autosse.
mul oli kaamera kaasas ja ma otsustasin, et nii, okei, et ma nüüd filmin klipi, et ma tahan seda jäädvustada. Ja ma filmisin klipi siis oma sellest nagu esimesest päris reaktsioonist, kui ma nagu istusin maha ja ma ütlesin kõva häälega välja, et ma olen rase. Ja ma hakkasin lihtsalt nagu nutma. Nagu see oli nii suur šokk, aga ma olin nii õnnelik ja ma lihtsalt, ma nagu mäletan lihtsalt seda hetke, et ma hoidsin kaamerat käes ja rääkisin ja nutsin. Aga ma suutsin selle kaamera klippi ära kaotada, nii et mulle juba tundus, et see on märk sellest, et ma vist ei pea nagu kõik jäädvustama. Ja ütleme nii, et suur šokk ja suur õnnetunne olid siis käsikäes. Kuidas ma Joosepile beebi otsust teada andsin ja mis tema reaktsioon oli? Kuna Joosep teadis, et ma käisin oma siis murega arsti juures ja ma tulin peale arsti just koju ja tema ka saabus taksoga just samal ajal maja ette, siis me saime maja ees kohe kokku ja ma algselt ka ju mõtlesin, et ma tulen koju, võtan kaamera, panen kuhugi, ütlen talle. Siis tema esimene küsimus õues olles oli, et kuidas arsti juures läks, mis ta rääkis, on ju. Ja ilmselgelt ma ei suutnud nagu talle valetada või ennast kuidagi tagasi hoida. Ja ma siis talle ütlesin niimoodi, et üks 5-nädalane täheke leiti sealt. Ja siis ta oli nagu, mida? Ma olin nagu, 5-nädalane täheke. Siis ta oli nagu, mis asja? Ma ütlesin, 5-nädalane beebi, Ja siis ta sai aru ühesõnaga, millest ma räägin. Ja siis tema esimene reaktsioon oli, ma teadsin seda. Ja tüüpiline Eesti mees, ega ta väga nagu mingi ringi hüppama ei hakanud keset tänavat kuskil, aga oli ka äärmiselt õnnelik. Kuna minu esimesel arstil käigul öeldi mulle, et südamelööki veel ei ole, mida ma siis hiljem sain teada, et 5-nädalasel, ma ei tea, seal täpikesel ei peakski olema tegelikult. Aga siis ikkagi ma nagu kuni järgmise arstil käiguni suhtusin sellesse kõigesse väga nagu ettevaatlikult ja olin väga selline, et vaatame, kuidas läheb, mis saab, et never know, on ju, mis võib juhtuda. Ja ma väga kartsin ühesõnaga, ma väga kartsin. Aga õnneks on siiamaani kõik hästi läinud. Kuidas me sõpradele ja vanematele teatasime ja mis nende reaktsioonid olid? Vanematele me tegime erinevaid kingitusi ja minu emale ja Joosepi vanematele me teatasime nagu koos ja kui nemad oma siis kingitused kätte said ja aru said, et mis see nagu tähendab, siis mul on nagu lihtsalt siiamaani nagu kõlab peas see, kuidas Joosepi ema nagu lihtsalt läbi pisarate oli mingi päriselt. Ja siis mu ema oli mingi, et miks sa mul ripsmed lubasid ära värvida? Nagu ühesõnaga kõik hakkasid nutma, kaasa arvatud mina ise. Mul nagu kohati on kahju, et ma viimasel hetkel otsustasin seda mitte filmida. Aga mulle endale jääb see lihtsalt nii hästi ikkagi meelde. Ja sõbrad, ütleme nii, et ikka rõõmsad olid kõik, et see on väga kaua oodatud uudis olnud kõigil, nii et jah, kõigil on olnud väga hea meel. Nii, kas me tahame sugu teada saada siis enne sündi või peale sünnitust? Ja me teame sugu, aga selles videos ma teile seda ei ütle. Mul on siis üks video ikkagi ette filmitud, ehk siis see, kuidas me Joosepiga teada saime, kas meil tuleb poiss või tüdruk, on eraldi videona ja äkki ma siis paari päeva pärast panen ka selle ülesse, aga mõtlesin, et ma küsin teie käest ka, et mis te arvate, kumb on, kas poiss või tüdruk. Ja ma panen nüüd siis infonupule küsitluse, mis te arvate, kas on poiss või tüdruk. Ja vaatame, mis vastused sealt siis enamalt tulevad. Millal laps sünnib? Laps sünnib veidi rohkem kui 3 kuu pärast. Jah. Umbes niimoodi. Siis oli selline huvitav küsimus, et kuidas ma arvan, et ma muutun siis, ma ei teagi, kas nüüd raseduse ajal või siis lapse kätte saades kaaslase ja sõbrana. Eks ma nagu ise muidugi loodan, et ma väga ei muutu, aga ma kindlasti tean, et ma olen muutunud praegusel hetkel kõvasti laisemaks, sest et mul on kõvasti vähem energiat, kui on varasemalt olnud, nii et selles suhtes ma arvan, ma olen natukene kehvem sõber praegu, sest et ma ei viitsi väga midagi teha. Ja kodus ma olen ka laisem kui tavaliselt, nii et Joosep on olnud lihtsalt nagu imeline. Tema teeb iga päev süüa ja koristab ja hoolitseb meie eest nagu lihtsalt nii hästi. Lapse kätte saades ma ei tea,
nagu selles väga raske on ette ennustada, aga ütleme nii, et ma ise loodan, et ma suudan jääda ikkagi normaalseks inimeseks ja tahaks nagu oma elu elada edasi nii, et laps käib minuga kaasas ikkagi igal pool, nii nagu mina tahan käia, mitte see, et ma teen kõike lapse järgi ja ei lähe mitte kuhugi sellepärast, et ma ei tea, tal on uneaeg või sööma peab või ma ei tea, kas te saate aru? Veits imelikult võib-olla seletan seda, aga ühesõnaga jah, ma tahaks, et nagu elu läheks ikkagi normaalselt edasi. Kindlasti ta muutub kõvasti, aga tahaks jääda ikkagi seltskondlikuks ka veits. Aga eks me näe, kunagi ei tea. Kui elevil me oleme, ma arvan, et siin ei saagi olla muud vastust, kui et väga-väga elevil, sest et nagu ma ütlesin, see on tegelikult ikkagi üks väga kaua oodatud lisa meie väiksesse pandesse. Alates sellest, kui ma hakkasin nagu liigutusi tundma, ma olen nagu lihtsalt järjest rohkem elevil. Mul on nii ka kurb, et Joosep ei tunne neid liigutusi, mida mina tunnen. Isegi kui ma nagu tunnen, mul lihtsalt mingi pidu käib siin kõhus ja tema paneb oma käe mu kõhu peale, et ta tunne mitte midagi, sest et kõik liigutused on nagu sissepoole. Siis mul on nii kahju, sest et ma üksi olen nagu mingi mega elevil. Üks õhtu ma lõpuks olin ka mingi, et nii, et nüüd hoiad oma kätt nii kaua kõhu peal, kuni ta liigutab ja sa tunned. Sest et mul on juba kopp ees sellest, et mis mõttes iga kord, kui ma nagu ütlen, et no nüüd, siis nad ei tunne midagi. Aga siis ta lõpuks ikka otsustas ennast seal näidata oma jõudu ühesõnaga ja Joosep tundis ka ära selle liigutuse ja see on nii tore. Just kõige toredam aeg ongi see, kui sa lõpuks hakkad tundma ka, et sul midagi siin sees toimub. Ja siis muidugi küsiti ka seda, et kas see ongi põhjus, miks ma ei ole nii kaua videosid postitanud, siis jah, see ongi see põhjus olnud, sest ma ütlen, et suvel ma lihtsalt, esiteks mul oli pidevalt südapaha, nagu iiveldas, ma pääsesin igasugusest oksendamisest, aga see ei tähendanud, et mul vähem paha olla oli. Ja kui ma õhtul töölt tulin, siis ma läksin diivanile pikali, magasin kella 9 ja ühesõnaga ma olin täiesti nagu kutupiilu. Aga hetkel siis kõik küsimused saidki vastatud, mis ma olin talle kirja pannud. Kindlasti on teemasid, millest ma unustasin võib-olla ka rääkida või on teil veel küsimusi, teemasid, millest te tahaksite teada, siis te võite jätta siia video alla mulle veel küsimusi. Ma vaatan, kas ma vastan teile lihtsalt kommentaarides või teen veel mingi video kunagi, mingi järgmise Q&A teemalise. Aga järgmisena kindlasti siis teeme selle gender reveal ehk siis ma ei tea, kuidas eesti keeles öelda nüüd, ühesõnaga saate selle beebisoo siis teada järgmises videos ja näete ka, kuidas me seda tegime, sest et ma ei tahtnud seda teada lihtsalt arstikabinetis, vaid ma tahtsin ikka seda kuidagi põnevamalt lahendada. Mul on hea meel, et see uudis on nüüd lõpuks igal pool väljas, sest et mingil hetkel oli ikka väga raske oma kaalutõusu peita. Igatahes aitäh, et te vaatasite. Pange siis pöial ikka püsti, kui video meeldis. Issand, kui veidi on neid lauseid öelda. Olge tublid ja näeme siis juba varsti järgmises videos. Tšau!